Selles videos räägin sellest, kuidas koostada elektronskeemi ja planetaarset mudelit aatomihituse kohta. Võtsin näiteks hapniku ja joonistasin välja siia tema perioodilisusetabeli nii-öelda kastikese, kus on näha, et hapniku tähis on O. Ta asub 6. A-rühmas. Külje pealt vaatan, et ta on teises perioodis ja tema järjekorranumber on 8. Ja see tema järjekorra number 8, see näitab ära, kui palju on prootoneid aatomi tuumas ja kui palju on elektrone siis tuuma ümber. Ehk siis elektronkattel. See alumine arv, mida nimetatakse aatommassiks, see näitab siis meil prootonite ja neutronite summat. Ehk siis kui palju on tuumaosakesi kokku. A-rühma elementidel näitab A-rühma number väliskihi elektronide arvu ja perioodi number, mis on külje peal, see näitab elektronkihtide arvu. Ja kui mul on vaja nüüd koostada hapniku kohta elektronskeem, siis ma kõigepealt kirjutan tema tähise O, siis tuleb plussmärk, plussi järele tuleb prootonite arv. Prootoneid on tal 8, sest tema järjekorranumber on 8. Siis tema on kriipsu vahele, tuum saab läbi ja tema on 2 kaarekest või 2 sulgu ja need sulud näitavad elektronkihte. Esimeses elektronkihis on 2 elektroni ja viimase kihi vaatan rühmanumbrist. Viimane kiht on praegu teine kiht ja seal on 6. Ja need kokku, need arvud, mis ma kirjutan sulgude juurde, need peavad andma meil kokku 8. 2 + 6 on 8, nii et see klapib. 2 kihti sain ma teisest perioodist. 6 viimasesse kihti tuleb 6. A-rühmast. Ja siia +8 tuleb järjekorranumbrist. Ja nüüd, kui ma oma planetaarset mudelit siis see tähendas seda, et tuumas olevad prootonid kirjutatakse arvuna ringi keskele, +8, tõmban tuumale ringi ümber, 2 elektronkihti joonistan ringidena siia ümber. Esimeses elektronkihis on 2 elektroni, need teen siia miinusega. Ja viimases kihis on tal 6 elektroni ehk välimises kihis ja joonistan siia välimisele ringile 6 miinusega elektroni. 3, 4, 5, 6 ja ongi valmis.